Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast. Me oleme Ruut FM'is, Ring FM'is, me oleme Kuressaare pereraadios esmaspäeval, aga teistes raadiotes oleme pühapäeval kell 11 hommikul ja internetis paneme oma saate üles samuti pühapäeval kell 11 hommikul, et kõik saaksid vanal heal ajal jälgida. Täna oleme stuudios Stammid, mina Martin Helme ja kõrval istub mul Mart Helme ja teeme siis nädala kokkuvõtte konservatiivide vaatepunktist lähtuvalt. Vabariigi aastapäev on läbi, nüüd võib kevadet ootama hakata. Ja vabariigi aastapäeva tähistamine loomulikult on, ta on selline Eesti ühiskonnas üks selline aasta tähtsündmus. Meie jaoks kahtlemata aasta tähtsündmus, sellepärast, et me teeme suure tõrviku rongkäigu, mis sel aastal oli jälle väga ilus, väga tore. Ja kuigi, ma ei tea, kas see oli vist Delfi või võib-olla oli ERR, kes kirjutas, et 100 inimesed olid kohal. Meil on väga lihtne arvet pidada. Meil on teatud hulk tõrvikuid. Me teame, kui palju me tõrvikuid inimestel välja jagame. Ja neid tõrvikuid jagati see aasta välja jällegi 5000. Aga kui me vaatame seda, et paraadil või siis rongkäigus ei ole kõigil inimestel tõrvikut. Mina olin seekord oma perest 3 inimesega, abikaasa Monika ja tütar Anna olid mul kaasas. Anna ja Monika võttis tõrviku, aga Anna ei võtnud tõrvikut. Ja mina ka ei võtnud tõrvikut. Nii et kui me nüüd võtame selle proportsiooni järgi, et võib-olla 2/3 inimesi on tõrvikuga ja 1/3 on ilma tõrvikuta, siis me tegelikult saame ju kuskile tunduvalt suurema numbri. Kindlasti üle 6000. Aga see on meil ju nii tüüpiline. See on meil ju nii tüüpiline. Peavoolumeedia on aastaid püüdnud seda asja vähendada. Ja peavoolumeedia on aastaid püüdnud seda kujutada ja meile provokaatoreid saatnud. Meenutame, siin olid ju meil mingisugused Kanal 2 ja ERR-i reporterid mitmeid aastaid tagasi, kes otsisid kuskilt nurga tagant purjus inimesi. Aga vanalinnas leiab purjus inimesi õhtusel ajal kindlasti. Alati. Igal nädalapäeval. Aga ma korraks räägin teemadest, et me teemad on siis lisaks sellele vabariigi aastapäevale tõrviku rongkäigul räägime presidenti valimistest, oli vanematekogu ja sellele järgnes palju desinformatsiooni meedias mu meelest. Ja lõpus räägime välismaa asjadest, me räägime kartellisõdadest Mehhikos. Mehhiko on sisuliselt kartellide võimu all ja seal toimub madalatasemeline kodusõda nii valitsuse kui valitsuse vastaste ja valitsuse pooldavate kartellide vahel ja loomulikult on seal ka Ameerika Ühendriikide eriüksused. Räägime sellest ka. Aga hüppame tagasi oma tõrviku asja juurde. Sel aastal uuesti, ma tahan rõhutada, et ilus pidu oli. Me ju rongkäik marsib loosungi all või suure plakati all Eesti eest. Inimestel on käes Eesti lipud või ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna lipud ehk erakonna lipud. Ja muid plakateid ei ole ja seda me oleme alati kõikides oma reklaamides. See oli nüüd, kui ma õigesti arvat pean, 13. tõrviku rongkäik. Minu meelest meie esimene selline natuke suurem tõrviku rongkäik oli 2013. Ja seal ei ole poliitilisi plakateid, seal ei ole päevapoliitilisi, seal ei ole isegi mitte väga päevapoliitilisi kõnesid. Meie kõned on siiski sellised rahvuslikud pidupäeva, rahvusliku ühtsuse kõned. Ja inimesed tulevad sinna ja peredega on palju inimesi, väikseid lapsi on palju, aga on ka vanemealisi inimesi. Läbilõige ühiskonnast. Just, ja see on kõige parem osa Eesti ühiskonnast, kõige patriootlikud inimesed, kes tulevad vabariigi aastapäeva õhtul välja ja näitavad oma armastust Eesti vastu. Ja mis siis meil igal aastal on olnud ka vastu demonstratsioon, on olnud siis... Päris iga aasta ei olnud. See hakkas kuskil mingi 5 aastat tagasi võib-olla. Alguses ei olnud tõesti, aga see on nüüd viimastel aastatel on ta olnud, koroona ajal üldse oli meil ju see rongkäik, 1 aasta oli väga-väga väike, mõnesaja inimeseline. Me ei saanud lubagi teha suurüritust. Aga nüüd on igal aastal jälle olnud, aga ta on väike olnud, 10 lollakat hullukest, ma ütleksin napakat inimest seal ja väga inetult käituvat inimest loomulikult, aga põhiliselt friigid, naljakatest kostüümides ja naljakate arusaamatute hõigetega friigid. Ma ei ole kindel, et nad kained on, ega et nad ka ise päris täpselt teavad, mida nad tahavad, aga seekord oli see rünnak rongkäigu vastu
oluliselt suurem, ma arvan, et seal üks 50 inimest võis küll olla. Loosungid ja plakatid olid väga agressiivsed ja inimesed ise olid väga agressiivsed. Ja see ei olnud juhuslik. See ei olnud juhuslik, see oli oluliselt paremini organiseeritud kui varasematel aastatel. Ja mis ikkagi oli ikka hirmus alatu ja hirmus inetu. Oli see, kui väikeste lastega pered lähevad mööda ja neid ropult sõimavad need punased ja lillad ja punased ja sõimavad natsideks väikseid lapsi. Väikseid, 5-aastaseid ema-isa käe kõrval käivaid inimesi sõimatakse natsideks. Vanemaealisi pensionäre sõimatakse rassistideks, vihkajateks. Nõutakse, et kaduge Eestist välja. Minge Eestist minema, see ei ole teie Eesti. Sellised loosungid olid seal. Ja politsei oli seal küll juures ja vahel, aga mina ütleksin küll niimoodi, et selle aasta käitumise pealt järgmisel aastal politsei neile luba anda sinna koguneda ei tohiks. See oli väga agressiivne ja me teame ju, kuidas see mehaanika käib, et kõigepealt vasakpoolsed kütavad üles ühiskondliku viha ja loomulikult seda viha aitab kütta ju meedia. Ja siis järgneb juba füüsiline rünnak, kaklused või niisama rünnak. Ja siis järgnevad poliitilised mõrvad, nii nagu Charlie Kirk mõrvati, nii nagu see Quentin Derank või mis ta perekonna nimi oli seal Prantsusmaal, see Quentiniks kutsutakse. Saksamaal ju kogu aeg politsei vaatab pealt, kui AFD inimesi pekstakse ja seal on neid ka tapetud. Ja politsei on ju repressiivorgan, kes toetab seda, et arutatakse kõrgemal tasemel kohtutes selles Reichstagis AFD keelustamist. Demokraatlikus riigis AFD keelustamist. Alternatiive für Deutschland tuleb keelustada. Mis põhjusel? Sel põhjusel, et ta ütleb, et Saksamaa ei ole riik, mis peab üle kogu maailma võtma vastu miljoneid immigrante, peab läbi viima rohepööret ja kõike muud taolist. Veelgi elementaarsemal tasemel ütleb, et me ei ole nõus, et meie tütreid, õdesid, emasid vägistatakse igapäevaselt sadade kaupa. Nii-öelda avatuse ja sallivuse ja euroopalike väärtuste ja siis multikultuursuse egiidi all. Me ei ole nõus sellega. Ja see on vihkamine. Nii et kui on nüüd nagu mõelda, mida need inimesed seal siis Harjumäel, kes protesteerisid, mida nad siis nagu teistele süüks panevad. Nad antifa ehk antifašistid, aga nad ise on fašistid. Natsivastased, aga nad ise on natsid. Nemad ongi natsid. Esiteks on nad vasakpoolsed nii ja natsionaalsotsialism on ikka sotsialism. Oli 2 sorti sotsialismi eelmisel sajandil. Üks oli internatsionaalne sotsialism, mis oli Nõukogude Liidus ja teine oli natsionaalne sotsialism, mis oli Saksamaal. Mõlemad on sotsialism. Ja fašism täpselt samamoodi. Itaalia fašism oli ikkagi äärmiselt riigikeskne ideoloogia. On riiklik ideoloogia, on riiklikult kontrollitud, juhitud majandus ja on nii-öelda riiklik ühiskonnakorraldus, mis on lubatud ja mis on keelatud. See on fašism. Ja antifa tänapäeval nõuab ju samasugust totalitaarset ühiskonnakorda. Et nad ise, antifa on fašistid, natsivastased on natsid, vasakäärmuslased on ise kõige suuremad äärmuslased. Ja need on need inimesed, kes tulevad nõudma plakatiga Eesti eest sinimustvalgete lippudega marssivatelt inimestelt vabariigi aastapäeval, et nemad peavad Eestist lahkuma. Teile ei tohi kohta Eestis olla, teid tuleb keelustada, teid tuleb välja saata. Et see on grotesk, aga see grotesk on sanktsioneeritud riigi poolt. See on Michali üleskutse. Paar päeva varem vabariigi aastapäeval Michal kuulutas välja kultuurisõja ja teatas, et meie asume lahingusse. Aga ega siis ei ole Michal sugugi ainukene. Meil oli kolmapäeval Riigikogus infotunnis seesama teema üleval, Anti Poolamets tõstatas selle teema Igor Tarole ja Igor Taro kukkus ka seal ikkagi rääkima mingisugust sellist juttu, kuidas see on vastureaktsioon. Ta päris neid sõnu ei kasutanud, aga mõte oli tema jutus see, et see on vastureaktsioon sellele, et ühiskonda on lõhki aetud. Aga kes siis on ühiskonda lõhki ajanud? Reedel lugesin Postimehest Martin Ehala artiklit, ta refereerib seal ühte pikemat brittide poolt läbi viidud uuringut sellest, mis siis tegelikult on toimunud lääne ühiskondades. Ja lääne ühiskondades on toimunud see, et see, keda nimetatakse praegu paremäärmuslasteks,
on tegelikult enam-vähem samasugustel konservatiivsetel, mõõdukalt konservatiivsetel seisukohtadel, nagu nad olid kuskil aastal 1980, 1990, aga kiire vasakradikaliseerumine on aset leidnud pärast aastat 2010, kui nutiseadmed muutusid praktiliselt massiliselt kõigile kättesaadavateks ja sotsiaalmeedia hakkas kujundama oma kitsastes, aga tihtipeale ka laiemates gruppides inimeste meelsust. Ja mis on nüüd juhtunud? Kuna feministid on üks osa sellest vasakradikalismist ja viha õhutamisest ja ühiskonna lõhestamisest, siis tulemus ongi see, ja see on selle uurimusega mustvalgel, lugege seda Postimehest. See ei ole minupoolne mingisugune paremäärmusluse propaganda, vaid see on Inglismaal pika aja jooksul läbi viidud ja suurte inimhulkade peal läbi viidud uurimuse tulemus. Et mehed on jäänud mõõdukalt konservatiivseks. On jäänud seisukohtadele, et toetavad rahvusriiki, toetavad normaalset majandusmudelit, turumajandust sealjuures, toetavad traditsioonilist perekonda, aga naised on selle hullusega kaasa läinud just feministide ja feministliku propaganda mõjul. Ja naised on tegelikult need, kes seda vasakäärmuslust praegu läänemaailmas kõige rohkem kannavad, kõige rohkem edendavad ja kõige rohkem lõhestavad ja viha külvavad. Ja kusjuures kõige traagilisem on see, et ka kõige rohkem selle all kannatavad. Keda siis vägistatakse? Neid noori progressiivseid naisi vägistatakse iga päev Prantsusmaal, Saksamaal, Hollandis, Austrias, Itaalias, Inglismaal. Iga päev vägistatakse neid. Iga päev pussitatakse neid. Nemad on need, kellele tõmmatakse seda purkat pähe. Naised on need, kes kannatavad selle all kõige rohkem. Kes kannatavad kõige rohkem feministliku ideoloogia all oma elu kvaliteedis, on naised, kes ei saa endale meest, kes ei saa endale luua perekonda, kes on 20-ndates on nad radikaalselt äärmuslikud, nii-öelda meestevihkajad ja mida vanemaks saavad, seda kibestunumult meestevihkajad nad on, sest neid on nii õpetatud, neid on nii doktrineeritud. Ja nii kannatlikud kui need lääne mehed, kes on ju ka nii-öelda ära harjutatud olema kõigega nõus ja kõigega leppima. Sellise naisega ei ole võimalik kooselu eladagi. Ei ole võimalik mingit ühist elu kokku panna, sest et see ei ole võimalik, sest see naine on nii fuuriaks köetud. Ja tulemuseks on põlvkondade kaupa õnnetuid, üksikuid, vihaseid, oma eluga tegelikult puntrasse jooksnud naisi. Ja see on väga traagiline. Feminismi kõige suurem ohver on naine. No ja kui selles olukorrast, kus me praegu oleme, mees püüab käituda mehena, normaalse mehena, meheliku mehena, siis see on toksiline. See on toksiline, see on ühiskonda mürgitav, see on naiste suhtes vaenulik, see on naiste vihkamine. Aga ma tulen korra tagasi selle vastu protesti juurde, mis Harju tänaval oli. Me tegime väikese uurimustu, väga palju ei olnud vaja kaevata. Vaatad, kes on registreerinud selle, jälle loomulikult üks MTÜ, hakkad vaatama, kes on MTÜ juhatuses, seksuaalvähemustest äärmuslased, kes on saanud raha loomulikult riigilt, kes on saanud raha muide Briti nõukojalt, ehk siis Briti süvariigi. British Council, Briti nõukogu. Jah, Briti nõukogu. Mille algne eesmärk, ma mäletan, kui mina tegelesin 90. aastatel kirjastamisega, siis British Council oli see, kes aitas meil finantsilist abi andis inglise väärtkirjanduse ja inglise klassika tõlkimise ja väljaandmise. Niimoodi nad sõid turgu sisse. Ja, aga see British Council, mis tegutseb Eestis praegu, see on äärmus vasakpoolne ja Briti imperialismi edendav organisatsioon. Ja loomulikult kogu see raha ja sealt, aga siis vaatame edasi, kes veel seal on, kes on kontaktisikud, mingid Lasnamäe, vene nimedega Lasnamäe, jälle noored naisaktivistid, kvääri ideoloogia aktivistid, ehk siis kõige perverssemate seksuaalideoloogiate kandjad.
seal nimed vilksavad läbi loomulikult Sveta Grigorjevad ja no võtke jälle, me tegime uutes uudistes sellest loo, kes seal siis taga on kõik. Need on siis need nii-öelda integreeritud uue põlvkonna Eestis sündinud venelased. Ja ma ei ütle, et kõik venelased Eestit vihkavad. Vastupidi, ma tunnen, meil oli ronkäi, kus kohtusin mitme inimesega, kes on rahvuselt venelased, rääkisid eesti keeles ja olid tõeliselt Eesti patrioodid, kes olid rõõmsad ja uhked selle üle, et nad saavad ka Eesti Vabariigi aastapäeval sinimustvalge lipu all ja rahvusriigi ideedega koos marssida. Aga siis on meil mingisugused noored venelastest naisaktivistid, seksuaalvähemuste aktivistid, mingisugused transideoloogia, filmi mingisuguseid üritusi korraldavad inimesed. Kõik on äärmuslased, kõik on seksuaalvähemused, mingisugused vasakäärmuslased, inglise rahaga, vene nimega inimesed. Võt nemad tulevad ja röögivad Harjumäel Eesti peredele, et te olete natsid ja teil Eestis kohta ei ole. See on ju kõik Vene propaganda narratiiv. Vene propaganda on ju see, mis räägib teiste riikide denatsifitseerimisest. Ukrainat denatsifitseeritakse praegu. Balti riigid tuleb denatsifitseerida. Poola tuleb denatsifitseerida. Ühesõnaga, kõik, kes ei ole nõus Vene imperialismiga, on natsid ja need tuleb denatsifitseerida. Ja meil on vabariigi aastapäeval kamp inimesi, keda sisepoliitilistel põhjustel toetab muuhulgas Kristen Michal ja toetab Igor Taro ja toetavad igasugused muud Kristina Kallas. Praegu võimul olevad tegelinskid, abitud inimesed riigi juhtimisel. Inimesed, kes riigi on viinud totaalsesse kriisi, kus ei suudeta täiesti normaalsel talvel varustada Vormsi saart, Ruhnu saart, Prangli saart, kõige eluks tarvilikuga. Võt sellised inimesed toetavad neid Eesti Vabariigi aastapäeval, kes protestivad Eesti Vabariigi kui natsiriigi vastu, kes protestivad eestlaste vastu, kes tunnevad rõõmu sellest, et meil on võimalik sinimustvalge lipu all käia, kartmata selle eest repressioone. Aga mina olen selle põlvkonna esindaja, kes mäletab, et kui sa ikka sinimustvalge salli kaela panid, siis saadeti sind koolist heal juhul tagasi või võeti see sall lihtsalt koolis ära. Võidi ka välja visata. Aga võidi ka koolist välja visata. Ja vanemad kutsuti KGB-ga vestlusse. Pahandus oli suur. Ja, nii et selles mõttes ja sa ennem rääkisid Martin Ehalast, ju Michal pidas aastapäeva kõne, vabariigi aastapäeva kõne Tartus ja nimeliselt põhimõtteliselt tümitas Martin Ehalat, et ta julgeb tervemõistusliku maailmavaate ja tervemõistusliku arutelu artikleid avaldada Postimehes ja ise mingeid seisukohti avaldada. Nimeliselt siis nahutas peaminister ajakirjanikku igas normaalses... See ei ole ajakirjandusvabaduse piiramine. Igas normaalses riigis oleks ülejäänud ajakirjandus hüsteeriliselt jalgu trampima hakanud, et mida te endale lubate. Meil on peaminister, kes valib välja ühe ajakirjaniku, keda ta siis kogu rahva ees mõnitab ja alandab ja sõimab ja hurjutab ja ähvardab. Et aga see on ju mustris. Täpselt sama tegi Michal ju Rein Veidemaniga, ERR-i nõukogu esimehega, kelle ta käskis maha võtta ja võttigi maha. Ja siis tulevad nemad meile rääkima Riigikogu puldist, kuidas EKRE tahab suud kinni toppida inimestel. See on täpselt sama, mis Harjumäel. Need, kes sõimasid teisi natsideks, on ise natsid. Need, kes karjuvad antifa loosungeid, on ise fašistid. Michal, kes räägib sellest, kuidas keegi tahab kellelgi suud kinni panna, on ise suude kinni toppija. Kes räägib sellest, kuidas ühiskonnas ei tohi hirmu õhkonda luua, loob hirmu õhkonda. Nad on täpselt need, milles nad teisi süüdistavad. No jaa, aga siin on ikkagi märgiline ka see, et Veidemaniks ta ei olnud otseselt ju ühegi nii-öelda sõltumatu ja väljaande esindaja. Ta ei ole ka ajakirjanik, ta on ajakirjanduse järelevalve. Aga ma ootaks ikkagi, et Priit Hõbemägi Postimehe peatoimetajana võtaks sõna oma ajakirjaniku kaitseks ja ütleks, et niisugune asi ei lähe nüüd küll, et peaminister tuleb vabariigi aastapäeval sõimama vaba mõtte ja vaba ajakirjandust esindava inimese kirjatükke. Et see on lubamatu, see on talumatu
ja sellise peaministri koht ei ole peaministri positsioonis. Aga kas keegi nagu korraks teeb mõtteharjutuse, mis oleks juhtunud, kui EKRE minister, EKRE peaminister oleks vabariigi aastapäeval spetsiifiliselt välja valinud, ma ei tea, Vilja Kiisleri näiteks või mõne teise sellise vasakäärmusliku ajakirjaniku, kes kogu aeg ühiskonda lõhub ja provotseerib ja hurjutanud vabariigi aastapäeval. Milline hüsteeria, milline kisa, milline appikarjumine, kuhu Eesti küll jõudnud on tagasi totalitarismi. Et see topeltstandard vasakpoolsete ja ajakirjanike endi hulgas on ikkagi väga masendav ja niimoodi me jõuamegi ju totalitaarsesse ühiskonda. Aga me oleme sisuliselt jõudnud pehmelt totalitaarsesse ühiskonda. See on ju ühiskond, kus tegelikult ei ole süvariigil üle, ehk siis eriteenistuste üle tsiviilkontrolli. Võib ju siin rääkida, et meil on julgeolekuasutuste järelevalve komisjon, JAIK, nagu me teda siin nimetame lühendatult. Tegelikult ei kontrollida mitte midagi. Aga tegelikult, ma olen selle komisjoni istungitel ju käinud, sa oled ka käinud. Isegi kui kutsutakse sinna välja mõni kapo või mõni välisluure või sõjaväeluure esindaja, et ta seal mingit aru annaks, siis seal on sellised PowerPointid lastakse su seina peale, mida ma olen juba lugenud tihtipeale välismeediast väikse viiteajaga siis ka Eesti meediast, et mitte mingit infot sealt ei tule, mitte mingit aruannet sealt ei tule, mitte mingit kontrolli selle kõige üle ei ole. Missugusi rahasid nad kasutavad siis ühiskonna mõjutamiseks, missugused ajakirjanikud on nende konksu otsas, missugused ajakirjanikud on otseselt neil palgal, missugused poliitikud on nende poolt šantažeeritavad, missugused parteid on nende poolt loodud. Kõik see on tume maa. Ja kui sa küsid, et keda te olete ja kui palju pealt kuulanud näiteks poliitikuid seda me teile ei räägi. Aga ma tahtsin korra tagasi tulla veel kord selle tõrvikurongkäigu vastu protesti juurde, et ma tegin oma Facebooki leheküljel üleskutse, et kõik Eesti poliitikud peaksid praegu võtma sõna ja ütlema, et see ei ole aktsepteeritav, et vabariigi aastapäeval, vabariigi Eesti lippude all, Eesti eest loosungi all jalutavaid lastega peresid sõimatakse natsideks ja ähvardatakse ja nõutakse, et nad Eestist ära läheks. Kõik poliitikud, vasakpoolsed, parempoolsed, konservatiivsed, keskmised peaksid ütlema, et see ei ole aktsepteeritav, sest et kui sellele praegu pidurit ei panda, siis see eskaleerub. Me teame, kuidas vasakpoolsed järgmisena läheb füüsiliseks ja sealt edasi läheb eluohtlikuks. Et sellele tuleb praegu pidur panna. Järgmine aasta on valimiste aasta. Nädal ennem valimisi tehakse, uuesti teeme tõrvikurongkäigu. Ja kui seda täna ei panda pidurit sellele, siis kuskil, võib-olla tõrvikurongkäigul mitte, sest et me tegeleme ju turvaga ja politsei tegeleb turvaga, aga kuskil on Eestis vägivald sisse planeeritud. Sellele tuleb praegu pidur panna. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme, mina olen Martin Helme ja siis me nüüd liigume edasi presidendivalimiste teema juurde. Seda nüüd meedia on maru erutunud sellest teemast. Ma ühest küljest mõistan, see on nagu selline lihtne poliitiline narratiiv, ühe isiku keskne, kõik, sinna juurde käib selline suur poliitiline sebimine. Teisest küljest, presidendi institutsioon Eestis on siiski küllaltki suures osas tseremoniaalne funktsioon. Ja nüüd muidugi siis 1% partei Eesti 200 ehk Lauri Hussar on võtnud siis endale sellest poliitilist show'd teha, kutsub iga natukese aja tagant kokku vanemate kogu, Riigikogu, mis on siis Riigikogu juhatus ja Riigikogu fraktsioonide juhid. Nüüd on meil laiendatud vanemate kogu ehk siis igast Riigikogu erakonnast 2 inimest ja see on sisuliselt tehtud sellepärast, et siis Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ei ole Riigikogu liige, et tema saaks ka seal istuda, mis on mõistlik ja aru saada. Nii, proovime edasi. Ja nüüd oli meil selle nädala kolmapäeval uuesti, kõigepealt me rääksime ajakavast ja siis me rääksime sellest, et kes siis võiks ja kes siis peaks ja kõik keeled keerutavad ümber palava pudru. Ja tegelik küsimus on nüüd selles, et on tekkinud, minu meelest on tekkinud selge liikumine, selge nii-öelda plaan, et Karis võiks jätkata. Karis ise on korduvalt öelnud, et tema ei taha jätkata. Aga me keegi ei võta seda päris lõpuni tõsiselt, et ta ka ju sai presidendiks niimoodi, et lõpuks sisuliselt läksid Jüri Ratas ja Kaja Kallas tollane siis
peaminister ja tollane Riigikogu esimees läksid teda ikkagi paluma ja olid ennem seda Riigikogus talle nii-öelda hääled kokku ajanud. Ja noh, ma arvan, Karis ootab seekord umbes samasugust olukorda, et tema kuni lõpuni hoiab ambivalentsust, et ei noh, kui te väga tahate, siis ma võin ju selle peale mõelda. Aga ennem ma ei ütle midagi, kui mul on selgus majas, et mul on hääled koos. Noh, kõige suuremad Karise eestkõnelejad siin Riigikogus on praegu eelkõige Isamaa ja Keskerakond, kes on ka avalikult välja öelnud, et nemad pooldavad Karise jätkamist. Ja kõige selgemalt Karise vastased Riigikogus on Eesti 200 ja vähem reljeefselt, aga tegelikult ei soovi Karise jätkamist ka Reformierakond, see on selge. Sotsid istuvad ja ootavad, kes neile mida pakub nende häälte eest. Ja mina olen korduvalt välja öelnud, ütlen uuesti välja, meie ei toetanud Karist eelmine kord, ei hääletanud Karise poolt eelmine kord ja ei kavatse hääletada Karise poolt seekord ja ma kindlasti jõuan rääkida, miks. Ja mina ütlen kogu selle presidendi asja kohta niimoodi, et seni kuni meil on määratud presidendid ja meil sisuliselt on olnud kogu aeg määratud presidendid. Erand võib-olla on Arnold Rüütel, kes väga tulise poliitilise kähmluse tulemusena valijameeste kogus siis võitis ja sai presidendiks. Aga põhimõtteliselt, kes siis Kersti Kaljulaid oli? Kersti Kaljulaid oli määratud president, Alar Karis, täpselt samasugune määratud president. Ilveski. Ilves, jumal hoidku. Et seni, kuni meil on määratud presidendid ja rahvas presidenti valida ei saa, on minu jaoks küsimus, milleks meil üldse sellist presidenti vaja on? Milleks? Ta ei otsusta ju mitte midagi. Vastupidi, mis on üks põhjus, miks me Karist ei toeta? Sest et me olime eelmine kord ära ootaval seisukohal. Vaatame, kuidas ta on. Ta ei ole olnud agressiivselt selline, agressiivne jurakas, nagu oli Kersti Kaljulaid. Ta ei ole olnud ka niisugune nätsu näriv ülbik ja liberaalse demokraatia maaletooja, nagu oli Ilves. Aga ta on kõik sigadused vastuvaidlematult ära teinud. Ja minu kriitika, ja ma olen seda öelnud Karisele näkku, me oleme ju kohtume paar korda aastas vähemalt, et ta teeb erakondade juhtidega istumist ja ajame juttu ja kui on mingid kuumad teemad või mingisugused sellised päevapoliitiliselt väga tõsised asjad, siis on ta ise kutsunud mind kiiremini ja ma olen paar korda ka ise palunud, et saame kokku, mul on mingi teema, mis Riigikogus minu meelest vajab tema tähelepanu ja me oleme alati saanud kokku. Ja ma olen alati täiesti ilma igasuguse topelt seisukohata nii avalikkuses kui presidendi endaga rääkinud täpselt sama juttu. Ja minu etteheited talle on olnud täiesti ühesed, et ta ei teinud midagi. Kui Kaja Kallas saatis laiali oma esimese valitsuse, mäletame, viskas keskerakondlased valitsust välja, 2 kuud järjest valitses üksinda. Aga see on põhiseaduse vastaan. Just, ja ta ei teinud midagi. Tema on minu kõige suurem nõudmine presidendile, ootus, on see, et ta on põhiseaduse kaitsja. See on ka tema põhiseaduslik funktsioon. President ei pea olema laste ja viljapeade silitaja, nagu ta meil on väga paljuski kujunenud. President ei pea olema kõnepidaja, mingisugune ühiskondlik moraalimajakas. Ei pea. See ei ole tema põhiseaduslik funktsioon. Põhiseaduslik funktsioon presidendile on põhiseaduslik järelevalve Riigikogu seadusandluse üle. Kas on kooskõlas põhiseadusega või ei ole? Nii, see, mis Kaja Kallase nii-öelda üksi valitsemine oli selgelt Eesti põhiseadust riivav, väga rängalt riivav. Siis toimusid valimised ära. Esimene seadus, mille liberaalid vastu võtsid, oli lastetoetuste äravõtmine. Riivab väga rängalt põhiseadusliku seda nii-öelda õigusliku ootuse printsiipi, et just oli antud need lastetoetused ja siis võetakse pärast valimisi ära, kusjuures valimistel ei öeldud, et need võetakse ära. Ta oleks võinud jätta selle välja kuulutamata täiesti rahulikult ja see oleks koheselt pidurdanud seda vasakäärmusliku valitsuse märatsemist, mis meil oli ju pärast 23. aasta valimisi. Kusjuures põhiseadus ütleb selgelt, perekond on riigi erilise kaitsja. Nii, aga järgmisena kuulutas välja homoseaduse, mis on ka vastuolus põhiseadusega. Järgmisena kuulutas välja kõik maksuseadused, mis olid selles mõttes vastuolus põhiseadusega, et ju valimistel lubati, et makse ei tõsteta. Ta mitte üheski neist kohas ei takistanud. Siis võeti meil vastu ports seadus
seaduseelnõusid usaldusega sidumisega. Seal ta ei teinud midagi. Siis võeti meil vastu ports seaduseid, mille käigus julmalt rikuti kodukorda. Ta oleks pidanud lihtsalt selle jaoks, et kaitsta demokraatlikku opositsiooni ja kaitsta parlamentarismi. Ta oleks pidanud need seadused jätma välja kuulutamata. Lihtsalt, et saata Hussaritele, Kivimägidele ja Kaja Kallastele ja kogu sellele Reformierakonnale märatsejate kambale sõnum. Nii ei saa parlamendis asju ajada, meil on parlamentaarne demokraatia, opositsioonil on teatud õigused. Ta kirjutas kõigele sellele alla. No ja siis on teinud siin mingid vigureid, automaksu jätnud ühe korra välja kuulutamata seal mingisuguste puuetega inimeste paragrahvi alusel. See on kõik ebaoluline. Siis ta kuulutas välja ja seda mina ei pea absoluutselt nagu, siin ei ole võimalik, see ei ole võimalik seda leppida sellega. Ta kuulutas välja selle pedofiilia seaduse, mis lubab pedofiilidel töötada lasteasutustes. Eraldi käisin taga rääkimas sellest, et seda ei tohi välja kuulutada. Aga kuulutas välja. Tähendab, ja siis peab ühe kõne vabariigi aastapäeval nüüd valimisaastal, kus ta siis kritiseerib Reformierakonda ja kõik on tagajalgadel rõõmsad. Oi, vaata, meil ka president ütles midagi Michali ja Reformierakonna kohta. No kui te selle lõksu lähete, kui te sellele liimile lähete, kui te ühe kõne järel unustate ära, mis on eelnevad 4,5 aastat tehtud, mina ei unusta, minul on need kõik asjad arvel, mina vaatan tema presidentuuri kogumis. Ma ei saa seda kuidagi heaks kiita, kuidas ta on saanud hakkama põhiseaduse kaitsmisega. Ei ole saanud hakkama. Ja loomulikult ma kiidan ka sama asja, ta ei ole räusanud nii nagu Ilves ja Kersti Kaljulaid, ta ei ole niimoodi ühiskonda provotseerinud. Aga kõik Reformierakonna ühiskondlikud lõhkumised, homoabielud, pedofiilsed seadused, maksutõusud, kõik on alla kirjutanud. Ta on ikkagi osalenud selles. Ma ei kiida seda heaks. Ja nüüd räägib siis sauna ülekütmisest. Sauna ülekütjad on meil teada, kes. Sauna ülekütjad on need, kelle pilli järgi ta on tantsinud. Need on sauna üleskütjad. Aga mis on nüüd kõige olulisem selle asja juures? Et need kõned, mida ta peab, ta peab paar korda aastas. Aastavahetusel peab mingi kõnekese ja siis nüüd vabariigi aastapäeval peab kõnekese ja 20. augustil peab kõnekese. Et need on ju tegelikult Stratkomi poolt ette antud jutupunktide põhjal kirjutatud ja Stratkom kompab kogu aeg ühiskonna meelsust ja vaatab, et missugusi rahustavaid sõnumeid ja niisugust just nagu ühiskonnas tasakaalu taotlemise sõnumeid president, kellel mitte mingit võimu tegelikult ei ole, välja arvatud see, millest sa räägid, et ta jätab välja kuulutamata ja ütleb, et see on põhiseadusega vastuolus, mida ta ei ole teinud. Paar korda ta on rohkem välja kuulutamata jätnud kui võib-olla mõni teine president, aga need on olnud triviaalsed seadused, kui ma need on uuesti esitatud ja siis ta on heaks kiitnud. Just täpselt, see on üks asi, et mitmel korral, kui ta on välja jätnud kuulutamata, on ta teisel korral ta ikkagi välja kuulutanud. Üks erand on ja see on siis see kirikute ja koguduste seadus, mis on igal juhul põhiseadusega vastuolus, aga mis on välja jäetud kuulutamata teistel kaalutlustel, ütleme niimoodi välismaistel kaalutlustel, piiri tagant tulevatel kaalutlustel, see on selge meile. Aga muud on ta välja kuulutanud ja jätnud välja kuulutamata asjad, mis tegelikult ei ole ühiskonna seisukohalt nii suure kaaluga. Aga miks ma selle Stratkomi teema tõin siia, on see sama asi. Et see näitab, et tegelikult ei juhi riiki ei peaminister ega president ega keegi ministritest, tegelikult juhivad riiki ametnikud ja eelkõige süvariigi ametnikud. Ja see ongi Eesti riigi õnnetus. Me oleme sellest rääkinud ka varasamates saadetes, et ega siis see jõuk ei oska ju mitte mingit muud mängu mängida kui ühiskondliku ajupesu ja personalimängude mängija. Et need inimesed on meie inimesed, need me paigutame positsioonidele ilusti laiali. See, kas nad hakkama saavad, see pole oluline, aga nad on meile sõnakuulelikud, me saame neid juhtida, nad on meie poolt šantažeeritavad ja niimoodi me seda mängu mängime. Aga riik käib järjest alla. Ja vastutasuks selle eest, et nad on need tankistid, lubatakse neil varastada. See on ka asja osa, see on ka põhjus, miks me oleme selles olukorras, kus me oleme, aga ma tahtsin nende vabariigi aastapäeva ja nii-öelda roosiaia ürituste kohta öelda, et tegelikult
tegelikult siin on ka presidendile ikkagi tõsine etteheide. See ei ole nüüd minu jaoks mingi põhjus, miks hääletada või mitte hääletada tema poolt. Aga see on ikkagi tegelikult täiesti minu meelest sobimatu ja lubamatu, et ta ei kutsu ex officio ametikoha järjeselt, ta ei kutsu Riigikogu liikmeid aastapäeva vastuvõtule. See lihtsalt on absoluutselt sobimatu. Sinna kutsutakse igasuguseid karvaseid ja sulelisi kabajantsikuid, aga Riigikogu liikmeid, kes on presidendi valinud, sinna ta ei kutsu. Ja minu meelest see on nagu sellise, see on mitmekihiliselt vale, et see ei ole sinu isiklik pidu. See on vabariigi aastapäev, mida sa pead selles ametis, selle ameti esindajana korraldada, see on vabariigi pidu. Ja vabariigi nii kehv või nii masendav, kui Eesti eliit on, läbi kukkunud on meie eliit. Siiski need ametikoha järgsed, tema on ametikoha järgne, Riigikogu liikmed on ametikoha järgsed, need inimesed kutsutakse sinna ametikoha järgi. Mitte niimoodi, et vaatan, kelle nägu meeldib, kelle nägu ei meeldi, neid kutsun, neid ei kutsu. Mina olen iga kord kutse saanud, aga ei ole läinud. Pärast seda, kui ta ütles, et ma kutsun ainult suvalisi, ma ei ole käinud presidendi vastuvõtul. Minu meelest ei ole see soliidne ja solidaarne teiste Riigikogu liikmete suhtes, kas või oma fraktsioonikaaslaste suhtes, kes ei saa kutseid. Et nii ei tehta, nii lihtsalt ei tehta. Aga see näitab ka seda, kui vähe ta ise hoolib selle ameti sisust, tegelikust sisust. Rääkimata sellest, et need nüüd nii, 24. on vähem, aga 20. august on ikkagi kujunenud mingisuguseks kroonikapeoks, kus siis kes käib oma uut boyfriend'i või girlfriend'i esitlemas ja kes käib lollakama kostüümiga kui teine ja see tegelikult on ikkagi niimoodi, et presidendi vastuvõtule kutsutakse ametikoha järgi, eriti ühiskonna väärikad inimesed ja nad kutsutakse sinna abikaasaga, mitte elukaaslasega, mitte lastega või ma ei tea kellega, vaid abikaasaga. Ja kui sul abikaasat ei ole, siis sa tuled üksi. Selle vastuvõtu puhul mul on üldse ausalt öeldes tohutu tõrge. Kui ma oleks president, siis ma jätaks selle vastuvõtu ära. Ma teeks ainult piduliku kontserdi ja selle piduliku kontserdi raames võib-olla annaks ka siis need autasud üle ja autasude jagamine peaks olema ka oluliselt piiratum, kui ta siiani on. Meil käruga valatakse inimestele peale. Ja see oleks pidulik tähistamine, aga mitte see edevuse laat. Kellel oli kallim kleit, kellel oli ilusam kleit, kellel oli ma ei tea veel mis, eks ole, kes tuli uue kuuma kaaslasega. Teate, see on mage. See on muide see üks niisugune pintslilöök suure Prantsuse revolutsiooni panool. See laiamine, see laristamine, see kogu ülejäänud ühiskonnast lahus elamine, kogu ülejäänud ühiskonna ees eputamine, see ei kõlba. Kui me ei suuda varustada eluks vajalikuga saari, Prangli saart siin samas Tallinna külje all, ei saa kütust viia, ei saa toitu viia, ei ole helikopterit, millega saata. Kuulge, see on läbi kukkunud riik. Aga seda me ei näinud seal vastuvõtul. Vastuvõtul me ei olnud läbi kukkunud riik. Läbi kukkunud eliit. Eesti eliit on läbi kukkunud. Eesti eliit on Eesti rahvast alt vedanud. Eesti eliit on otsustanud hüljata rahvusriigi idee. Nii poliitiline eliit, kultuuriline eliit kui ärieliit. Ja ärieliidi suhtes mul ei olegi mingit erilist ootust. Ärieliit ajab raha taga ja müüb kõik maha, mis tal on võimalik, et endale saada raha. Aga kultuurieliidi altvedamine ja rahvusrenekaadlus on eriti rängalt mõjub halvasti meile ja poliitilise eliidi altvedamine ja rahvusrenekaadlus tegelikult mõjub meie riigi püsimisele eksistentsiaalse ohuna. Ja see on põhjus, miks mina lähen ennem tõrviku rongkäigule rahvaga koos, mitte ei lähe sinna Estonia saali, sest ma ei taha olla osa sellest eliidist. Mina ei tunne, et ma olen osa ja ma ei taha olla nendega koos sama pildi peal. Ja ma vaatasin, sattusin nägema 6. detsembril on Soome iseseisvuspäev ja Soome iseseisvus vastuvõtt, mille Soome president korraldab. Ja see pilt ikkagi on hoopis teine. Kõik, iga viimane kui mees tuleb vastuvõtule frakiga. Mitte mingisuguse, ma ei tea, business
ülikonnaga, suht suvalise pika lipsuga, valet värvi kingadega, värviliste sokkidega. Iga viimane kui mees tuleb vastuvõtule frakiga. Ja sellise ühiskonda tõstva, ühiskonna nagu sellise kõrgema standardi kehtestamise mõttes. Seda pidu võib Eestil vaja olla. Aga sellist dekadentlikku püherdamist, nagu meil praegu on kujunenud, ma ei näe vajalikuks seal osaleda. No võt, ja tuleme tagasi presidendi valimiste juurde. Nüüd on siis tekkinud meil üks kõikide erakondade esimees. Selle kõikide erakondade esimehe nimi on Urmas Reinsalu. Urmas Reinsalu, kes meedias täiesti pidurdamatult tulistab sellest, kuidas Karis on tubli ja Karis on välispoliitiliselt ja julgeolekupoliitiliselt pädev ja kogenud. No kuulge sõbrad, alles teil oli skandaal Kasahstanis. Alles teil oli skandaal siin Tsahkna ja Karise erinevate väljaütlemistega. Et kus see pädevus siin on? Ega ma küsin, miks president peab olema meil oli vaidlus seal vanemate kogus ka, et kes mida presidendilt nagu soovib. See, mida Reinsalu ja ka tegelikult reformerid räägivad, miks president peab olema niisugune ja naasugune. Ei pea olema. Ongi, tähendab, esimene asi on see, et Reinsalu ütleb, et Karis sobib sellepärast, et ta on välispoliitiliselt järjepidev ja tubli ja Reformierakond ütleb, et Karis ei sobi sellepärast, et ta on välispoliitiliselt selline, nagu ta on. Tegelikult ühe sama asja üle nad vaidlevad täiesti diametraalselt erinevat, aga mina vastupidi ütlen, et meil on välispoliitika jaoks on meil peaminister. Välispoliitika jaoks on meil ka põhimõtteliselt välisminister, kes meie puhul on loomulikult peidame ära ta lihtsalt. Kaitsepoliitika jaoks on meil kaitseminister. President võiks ka ära peita. Jah, aga president ei pea tegema välispoliitikat, ei pea tegema kaitsepoliitikat, selleks on meil valitsus, täitevvõim. Presidendi funktsioonist me rääkisime, põhiseaduse järelevalve. Ja minu ootus presidendile on absoluutselt teises ääres. Mina küll tahaks, et president tegeleks siseriikliku ühtsuse, rahvusliku meelsuse kasvatamisega. Sellelt autoriteedi positsioonilt, kui tal on see autoriteet. Mida ei olnud ei Kaljulaidil ega ei olnud Ilvesel, oli Rüütlil ja oli Meril. Ja Karis on seal kusagil vahepeal, ega tal mingid erilist autoriteeti tal ei ole, aga ta ei ole ka ühiskonnas polariseeriv kuju laias laastus. Mis on põhjus minu meelest, miks Keskerakond ja Isamaa teda ka osaliselt toetavad, on see, et nemad üritavad siis tema nii-öelda populaarsuse päikese käes ennast ka soojendada natukene. Aga mina küll ei taha, et president oleks meil jube aktivist välispoliitikas, et see ei ole tema roll. President peab olema autoriteet. Ja autoriteet on niisugune asi, et seda ei müüda ühestki poest. Ja see autoriteet tekib inimese tegevuse, inimeste ütluste, inimeste kindlameelsete seisukohtade tulemusena. Ja mina ei ütleks, et Karisel on autoriteet. Tal ei ole kindlameelseid seisukohti. Ta on libisenud nagu mingisugune köis selle liberaalse vankri järel. Ja minu jaoks ei ole tal ei välispoliitilist, ei julgeolekupoliitilist, ei sisepoliitilist mõõdet sel määral, et ta oleks autoriteet. Ma jagan välispoliitikat kordades paremini kui tema. Ma olen sisepoliitikas kordades kogenum kui tema. Ma olen rahvusküsimustes kindlasti kordades autoriteetsem kui tema, sest mul on 6 last. Mul on 6 last ja 9 lapselast ja lapselapsi tuleb tõenäoliselt juurde, sest mõned lapsed on veel liiga noored. Nad ei ole jõudnud oma lapsi saada. Et mis autoriteet ta mulle on? Millest ta mulle autoriteet on? Räägib targast rahvast. Olukorras, kus meie haridussüsteem, nagu me just vist eelmisel korral rääkisime, on sisuliselt lammutatud. Lammutatakse edasi. Tahetakse kinni panna Saaremaal 3 väike kooli. Selle nimel lõhutakse praegu koalitsiooni, mille osalised me oleme. See on ju hävitustöö. Ja siis tuleb president ja räägib, meie lootus on tark rahvas. Kus see tark rahvas on? Mina nägin tarka rahvast Harjumäel. Need on need inimesed, kes on meie tänapäevase Kristina Kallasliku haridussüsteemi produktid. Vot see on see, et need inimesed, kes meil normaalsed on, tulevad koolist välja sellest hoolimata või selle kiuste, et meie haridussüsteem on muudetud marksistlikuks ajupesu masinavärgiks. Ja ma olen sama meelt, et autoriteet teenitakse välja sellega, kui sa näitad iseloomu, aga iseloomu ei ole Karis näidanud meile kogu selle 4,5 aasta jooksul.
Reformierakonna ja liberaalse režiimi ja euroopalike väärtuste märatsemise ajal. Ja seetõttu muidugi see jantar käib meil edasi kuni septembrikuuni, see presidendivalimiste jantar, ja on täiesti võimalik, et meil parlamendis ära valitakse, aga minu meelest on meil vaja ikkagi otsida alternatiivseid kandidaate presidendiks. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja Martin Helme räägivad asjast, vahepeal isegi on meil meeles vaadata kaamerasse ja kolime nüüd üle ookeani jälle, aga seekord mitte siis Rio Grande põhja poole, vaid Rio Grande lõunapoolsele küljele. Seal on käimas tõsine kartellisõda ja see tõsine kartellisõda on, ma arvan, et alles alguses. Siin möödunud nädalal tapeti ära, püüti kinni püüda või püüti vahistada ühte suuremat kartellipealikut, kes siis selle vahistamisoperatsiooni käigus sai surma ja sellele järgnes siis selle kartelli üleriigiline vastuaktsioonide või mässu selline laine. See mässulaine tähendas seda, et blokeeriti maanteid, võeti kontrolli alla lennujaamasid, võeti pantvangi kuurortites tuhandeid inimesi, välismaalasi, ameeriklasi eelkõige, pandi tervetes suurtes regioonides põlema näiteks bensiinijaamad, kõik süstemaatiliselt bensiinijaamad maha, et kohalik elanikkond nii-öelda paigale lukustada, et nad ei saaks põgeneda või liikuda. Et see on üleriigiline, Mehhiko on suur riik, seal on 140 miljonit elanikku või midagi taolist. Et ja majanduse mõttes suur riik. See riik on täiesti halvatud. Ja millest muidugi meie meediast me keegi teada ei saa, et see kartell, mida rünnati, on konkureeriv kartell siis teisele kartellile, mis on lähedalt seotud tänase Mehhiko valitseva parteiga. See on kartellide ehk mafia, narkomaffia omavaheline arvete õiendamine ka. Ja seal on veel juures loomulikult mõõde. Ameerika Ühendriikide tänane valitsus, Trumpi valitsus, avaldab tõsist survet Mehhikole. Et nad ütleme siis suruks maha või likvideeriks kogu selle kartelli majanduse, mis riigis on. Mehhiko on absoluutselt maastlaani keldrist pööninguni korrumpeerunud. Kõik kohalikud politseinikud, kohalikud võimuesindajad, üleriigiline võimuesindatus, president, valitsus, kõik on kartellide taskus ja kui sa ei ole kartellide taskus, siis sind lihtsalt tapetakse ära. Et see on tohutu, see on prostituseis, mis neil on. Ja nende põhiturg loomulikult on Ameerika Ühendriigid ja see on põhjus, miks Ameerika tänane valitsus võitleb selle vastu. No jah, see võitlus on alanud juba, ma ei tea, 70ndate lõpul ja ma mäletan, kui Ronald Reagan oli president, siis ta kuulutas ka välja kartellide või narkovastase sõja, aga see väga efektiivne ei olnud. See väga suurel määral piirdus loosungitega. Nancy Reagan esines televisioonis ja ütles don't do drugs, et ärge tarvitage narkootikume, aga niisugune sisuline narkootikumide vastane võitlus jäi lohisema, ütleme niimoodi. Ei saa öelda, et seda üldse ei olnud. Aga seda püüti nagu karistuspoliitikaga ellu viia, aga karistuspoliitika ei ole piisavalt efektiivne. On kaks asja. Üks on see, kui sul turunõudlust enam ei ole, siis see ei saa toimida. Ja siis sellega püüti Reagani ajal ja pärast Reaganit tegeleda, et turunõudlust vähendada. Ja turunõudluse rahuldamist vähendada sellega, et kogused konfiskeerida ja diilerid vahele võtta. Hind kalliks saada. Aga sellel on loomulikult oma tulemused, aga mitte piisavad. Ja siis mindi juba nullindatel kallale kartellidele, kõigepealt mindi kallale Kolumbias. Ja jällegi vahelduva eduga. Ega Kolumbia on samamoodi üdini korrumpeerunud nagu Mehhiko. Mehhiko on, ma arvan, veel rohkem korrumpeerunud sest et Kolumbiast on suuresti liikunud eelkõige kokaiini tootmine just nimelt Mehhikosse. Ja mis on juhtunud nüüd kogu selle liberaalse rändepoliitika tulemusena Ameerika Ühendriikides?
on see, et kartellid on sisuliselt ehitanud üle ja erinevad kartellid. Ja neid kartelle on nii Kolumbia kartellid kui Mehhiko kartellid, kui ka San Salvadori ja teiste Kesk-Ameerika riikide kartellid. Need on ehitanud üle kogu Ameerika üles oma võrgustikud. Need võrgustikud konkureerivad, aga teevad ka koostööd ja need võrgustikud on ülimalt vägivaldsed ja ülimalt osavad korrumpeerima ka kohalikke võime. Ja see on nüüd see probleem, mida Trump püüab lahendada ühtlasi ka nende illegaalide väljasaatmisega. Aga siin on asi, millest ei räägita ja mida Trump teab ja mille tõttu Trump võitleb nende kartellidega eriti agressiivselt on see, et nii nagu sa rääkisid Reagani ajast, kartellid on kogu aeg teinud koostööd või allhanget Ameerika süvariigile. Suures osas CIA mustad operatsioonid, CIA rahastas, me rääkisime seda, kui me rääkisime Venezuela asjadest, CIA rahastas oma erinevaid musti operatsioone läbi narkotehingute, kus ta sai siis sularaha ja millega ta sai oma erinevaid musti operatsioone teha nii Ladina-Ameerikas kui Lähis-Idas kui mujal, eks ole, et see kartellide tegevus on olnud alati teatavas koostöös Ameerika süvariigiga, eelkõige CIA-ga. Ja praegu Trump on sõjakäigul süvariigi vastu. Ja osa sellest süvariigi vastasest sõjakäigust on Epsteini failid, osa sellest süvariigi vastasest sõjakäigust on UFO failide avalikustamine, mis on Ameerikas veel rohkem salastatud kui näiteks tuumasaladused. Ja osa sellest on narkokartellide vastane võitlus. See on süvariigi murdmine, mida ta teeb nende süvariigi erinevate haarmete ära lõikamisega. Ja siin on veel üks siis mõõde juures, eriti mis puudutab siis Mehhikot ja eriti mis puudutab fentanüüli, see on seotud Hiina süvariigiga. Ehk Hiina siis õõnestustegevus Ameerika ühiskonna nõrgestamiseks on tööstuslikul tasandil aidata toota massiliselt odavat kohutavalt mürgist ja erakordselt kiiresti sõltuvust tekitavat narkootikumi, mida siis pumbatakse läbi Mehhiko Ameerikasse. Ja seda tehakse ülijõhkrate võtetega, näiteks selle fentanüüli annuse ka mürgitatakse ära lasteaedade või ka koolide toiduvarud või joogivarud, et lapsed lähevad kooli, söövad ja ongi sõltuvuses. Ja ongi ühe korraga sõltuvuses. Ja siis on kohel sul diiler seal aia taga ja ütleb, et saad leevendust. Et see mismoodi nad tegutsevad, aga seal on Hiina liin on väga selgelt sees. Ja see on asi, mida meil jälle Delfist või ERR-ist ei loe. Ja see on Hiinas ametlik, mitte ametlik on loomulikult mitte, aga ütleme niimoodi, et Hiina riigi teadlik poliitika Ameerika ühiskonna sisemiseks lammutamiseks. Euroopa ka muide. Ja, Ameerika ja kogu lääne ühiskonna lammutamiseks ja selle üheks komponendiks on lääne ühiskondades massilise narkomaania tekitamine. Ja ma soovitan vaadata, praegu jookseb ka, ma ei mäleta missugusega telekanali peal, Narcos Mehhiko. See on muidugi kunstiline film ja seal on igasugused erinevad liinid, romantilised liinid ja muud liinid, aga eelnes sellele Narcos, mis oli Kolumbia. Ja seal igal pool, mõlemas seriaalis tuleb välja see, mida sa mainisid. Narkopolitseinikud ajavad jälgi ja teevad kindlaks, need on võtmeisikud, need tuleb nüüd rajalt maha võtta. Meil on nüüd teada, kus nad ennast peidavad, teeme operatsiooni. Ja siis ilmub Ameerika saatkonnas välja CIA agent, kes mustade ütleb, prillidega venike. Te ei puuduta neid, need on meie inimesed. Me tegeleme sellega ise. Ja ongi, narkoagendid on sisuliselt neutraliseeritud, business käib edasi ja miks CIA seda teeb? Ta teeb seda selleks, et narkorahadega rahastada omaenda musti operatsioone, sealhulgas ka siseriiklikult Ameerika Ühendriikides. Seaduse kohaselt CIA ei tohi Ameerika Ühendriikides tegeleda. Aga loomulikult ta tegeleb. Aga selleks on tal vaja variorganisatsioone, mingisugused firmasid, mingisugused ärimehi, keda finantseeritakse siis selle narkorahaga. Ja kui te arvate, et Eestis käib teistmoodi, et Eestis süvariik ei anna mingisugustele suvalistele tüüpidele, et näed, siin on sul 200 000,
selle eest pead sa tegema seda. Ja me garanteerime, et sina isiklikult võid olla muretu, vahele sind ei tõmmata, tegele rahapesuga, sest et seda firmat ongi meil vaja selleks, et sa tegeleksid rahapesuga, et meil oleks veel rohkem raha oma illegaalsete asjade tegemiseks. Ja see on kõikides lääneriikides niimoodi. Eriteenistused on riigid üle võtnud ja rahastavad seda nii ametliku rahaga, ehk siis riigieelarvest, kui ka mitteametliku rahaga, mida nad teenivad igasuguselt mustalt äri. No välja on tulnud uudised selle kohta, kuidas narkokartellid on pannud nii Trumpi, Vance'i kui kõikide Trumpi erinevate ministrite ja ametiasutuste 10 miljoneid pearaha. 10 miljonit, kui tapate ära, siis saate ja see raha on neil põhimõtteliselt sahtli põhjast võtta. Ja ei ole juhuslik, et paar päeva ennem seda, kui see, mis ta nimi oli, El Macho või mis ta see ära tapeti, paar päeva ennem seda üritas Mar-a-Lagos siis üks nii-öelda üksik hunt jälle Trumpi tulistada. Nii et selles mõttes ma arvan, need olid omavahel seotud ja mis muidugi kogu selle süvariikide ja narkobisnessi omavaheline seos on ka, ega siis ju inimesi tõmmatakse ka konksu otsa sellega, et nad tehakse tarbijaks. Et söödetakse ette, näe siin teeme väikse peo. Me näeme ju, kuidas Epsteini asjades, Epsteini failides see omavahel väga tihedalt seotud kogu see asi, et see sõda, mida Trump praegu peab ja siin on üks asi veel. Ameerikas sees alustati siis illegaalide väljasaatmist kellest. Alustati just nagu Trump ise ütleb, nagu ütleb tema see sisejulgeolekuminister Kristi Noem ja nagu ütlevad kõik need teised. Alustati kõige julmematest kurjategijatest, just nimelt kartelli kurjategijatest, narkokurjategijatest. Miks? Sellepärast, et kui nad hakkaksid massiliselt seda nii-öelda illegaalide võrgustike lõhkuma kuskilt keskmiselt tasemelt või alumiselt tasemelt, siis need kõrilõikajad korraldaksid Ameerika Ühendriikide sees umbes samasuguseid asju, nagu nad praegu korraldasid Mehhikos. Täna Mehhikos tulevad raske kuulipildujatega ja raketitõrjud või tankitõrje rusikatega varustatud narkoüksused tulevad ja võtavad terve lennujaama võtsid üle. Võtavad inimesi, tuhandeid inimesi pantvangi, võtavad terved ranniku hotellikompleksid võtsid pantvangi. Kui see Mehhikos juhtub, siis see on Mehhiko. Aga kujutad ette, kui see juhtub Ameerika Ühendriikides, Ameerikas on sellel hoopis teised poliitilised ja ühiskondlikud tagajärjed, et selle jaoks, et seda ei juhtuks, tuleb kõigepealt need kõrilõikajad kätte saada, riigist välja saata või maha lüüa või vangi panna. Ja sellest otsast on alustanud Trump ja kui nad sellega ühele poole saavad, kui nad selle nii-öelda kõige ohtlikuma maopea maha, siis nad saavad minna järgmiste juba vähem ohtlike inimeste riigist välja saatmise, aga välja saadavad nad kõik. Aga lihtsalt meie inimestele, et see ei jääks selliseks deklaratiivseks, toome nüüd võrdluse Eestisse. Kui Ameerikas need kartellid omavahelisi reviire jagavad, vahel on see vägivaldne, aga enamasti on see kauplemise tulemus, siis üks kõige kasulikum businessi liik on need samad kooliõpilased, keskkoolide õpilased ja loetakse kokku mingisuguses linnarajoonis, siin on 10 kooli, teises on 15 kooli. Et kuulge, andke lepime kokku, et see 15 kooliga piirkond on meie oma, et me ei sekku teie 10 kooliga piirkonda. Me maksame teile väikest kompensatsiooni, et meil selle reviiri jagamisega vägivaldseks ei läheks, et business käiks vaikselt ja rahulikult, et politsei ei saaks liiga palju tähelepanu sellele pöörata ja et meie igasugused politsei koputajad meile õigel ajal saaksid infot jagada, et jagame rahulikult ära. Mõelge nüüd, et meil Tallinnas ja Tartus ja Pärnus ja veel kuskil ka kartellid jagavad ära. Pärnu on meie oma, Pärnu noored me muudame narkosõltlasteks, aga ärge teie meil segage. Me loovutame selle eest näiteks Tallinna Lasnamäe koolid teile ja Tallinna Mustamäe koolid teile. Aga me tahaks kompensatsiooniks saada lisaks Pärnule, mis on liiga väike, veel Keilat ja Paidet ja Võrut ja veel midagi niisugust. Et vaadake, see kõik ongi see, mille vastu tegelikult Trump võitleb, kui ta saadab illegaale välja. See on võitlus Ameerika tuleviku pärast.
noh ja ega kui nemad seal võidavad, siis sellest on kasu meile ka. Saateaeg sai läbi, täname kõiki vaatamast ja kuulamast, olge meiega jälle nädala pärast, aga veel ennem kui ma lõpetan, ma teen siin üks infokillu, et me Mardiga oleme alustanud kõnetuuri Ärka Eesti. Me läheme kõikidesse maakondadesse oma kõnega. See on Uute Uudiste leheküljel ja Facebookis kättesaadav, millises linnas, millisel kuupäeval me oleme. Nii et vaadake järgi ja tulge kohale. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee